väga vabandama, et ma siia jõudsin tänu oma emale, kes mulle väga armas on. Minu ema on ka muusik, tagasihoidlik ema seal. Ta ei ole kunagi varem meeleavaldustel osalenud ja ma sain täna küsisin ema käest, õhtul Baltikettile tuleb ja sõidame, teeme selle, aga praegu ma siin aga kohe Vabaduse väljakul ka rahvas koguneb ja kuna mul pea on nii laiali sassis, mul on nii palju kohustusi, pean tunde päevast tšellot harjutama selleks, et sügisel ma tahan kandideerida. Õnnestub või mitte, ERSOsse abikontsertmeistriks ja eelvoorust ma edasi sain. Nii et tegelikult ma peaksin ainult keskenduma tšellomängule, aga ja siin ma olen ikkagi, et ja mul ei ole täna siin pilli, kuigi ma nüüd jälle tunnen, et tahaks ju kinkida seda muusikalist emotsiooni, aga ma tahan täna olla lihtsalt üks. Kui ma olen tšelloga, siis ma justkui olen kohe hoopis teine inimene, see artist ja see, aga ma tahan olla see lihtne inimene ja tahan olla see laste ema, kes muretseb laste tuleviku pärast. Ja kui täna siin nägin, see reporter küsis, kas te arvate, et see koroonaprotestist siin asja ka on? Mis küsimus? Küsi miljonite inimeste käest üle maailma. See on ülemaailmne projekt, mis siin praegu toimub igal pool maailmas. Praegu on 100 000 miljonit tänaval. Meil siin Eestis on, ma ei taha midagi öelda, Eesti on harjunud olema orja rahvas ja alluma, aga ma ütlen, et ma tahan täna tahaks õhtul näha, et me oleme kõik olemas, meid on palju, kes ei nõustu sellega. Ma ei ole täpselt samamoodi, ma ei ole vaktsineerimise vastu. Mul on laste isa vaktsineeritud ja me saame väga hästi läbi. Ja ma olen sundvaktsineerimise vastu, ma olen selle diskrimineerimise vastu. Et ongi nõnda, et sa võid olla suurepärane tšellist, aga kui sa vaktsineeritud ei ole, siis sa ikkagi järsku kaob, siis see on ei loe mitte miskit, et on, mis on, jäägu valikuvabadus meil vaktsineerida või mitte, see on sinu enda otsustada. Mina lihtsalt, ma tunnistan, minul pole ükski laps. Ma nägin esimese lapsega oli nõnda, et ta sai selle süsti õlale, eks ole. Aga järgmise süste ma sain aru, et kas on neid vaja. See oli lihtsalt hakkas minu enda peas, et ma nägin, kui kohut oli näha seda vastsündinu vaktsineerimist. Kohe pärast pannakse niimoodi laps karjub ja see oli nii valus näha. See üks kord minu kõige vanem poeg sai selle ja ühtegi teist süsti ülejäänud 3 last ei saanud ja vanem laps ka. Lastearsti juures muidugi oli selline olukord alati. Iga kuu vaatan imikutega selline asi, et sa lähed arstile näitama, mõõtma kaaluma, siis muidugi süst ka, see süstipass ja kõik, mis seal on. Mina sellest loobusin, iga kord ma andsin allkirja, et mina loobun sellest. Mina loobun sellest, et laps saab turvalise lapsepõlve või ma ei tea, tervisest, lapse tervislikest õigustest või mis iganes see oli. Aga minu jaoks mul käis ühest kõrvast sisse, teisest välja selle perearsti ähvardamine, maha tegemine. See oli vanem naisterahvas, kes ütles, mul on lapsest kahju. Tema vanemad ei tea, mida nad teevad. Mul on lapsest kahju, kus hästi, see on minu otsustada, minu laps. Ja minu lapsed on ühed tervemad olnud kooli ajal. Samuti mina käisin Tallinna Muusikakeskkoolis. Seal tulid ka ette need, ma mäletan, et tulid need süstimise, need klassid pidid teatud vanuses saama mingisugust kaitsesüsti. Ja mina neid kunagi ei saanud, aga mina olin ka üks vähestest, kes alati koolist ei puudunud, sest et ma jäänud kunagi haigeks, aga nii lihtsasti ei jäänud. Lausa, ma mäletan, ma tundsin natuke kadedust, et miks ma ei saa vahepeal kodus haigena olla. Aga praegu, see on see lapse mõtlemine ja ma ei tunne, et mina praegu vajaks, ma olen selle koroonaviiruse läbi põdenud, kevadel põdesin ja teate, see oli jah, nädal aega selline palavik ja kes meist ei ole haige olnud, ma ütlen, mul pole lapsed veel viimase 2 aasta jooksul nii terved olnud, kui nad praegu on. Ma olen muude gripihaiguste vastu võidelnud, mul oli kõige vanem poeg, kes on 10 praegu. Mäletan, kui ta oli 2-3-ene, oli ka mingi grippviirus, mis levis, aga koolid olid kõik avatud. Ja nüüd me teeme siin sellest viirusest, iga haiguse osas on igal inimesel oma suhe. Me ei saa lajatada ühe labidaga, et kõik nii terved kui haiged vaktsineerigu. Ma ei ole selle poolt.
ma olen selle poolt, et nii, autoomanik, mupo teeb trahvi kellegile. 902 Bravo Victor Hotel. Just, väga hea, ehk saab ära räägitud. Aga ühesõnaga, mis oli, jaa, just, lapsed. Minu käest küsida, kas sul Silvia paremat teha pole. Muidugi, meil on palju mugavam kodus telekat vahtida või ma ei tea, oma kodutöid teha ja siis kuidagi mõnitada neid, kes seal kuskil liiguvad ja mõtlevad oma peaga miskit. Lihtsam on vaadata telekast, lugeda uudiseid, ahah, nii tuleb teha ja teeme. Ma ise natuke isegi sooviks. Ma sooviks seda, et minus oleks rohkem sellist rahumeelsust, et loen, neelan alla, ei vaata, vaatan lihtsalt jälgin mängu. Aga ma seda ei suuda ja sellepärast ma täna siia ikkagi tulin tõukerattaga, kõik 3 poissi mul ka tõukerattastega tulime kohale. Et ikkagi olla kohal, kodus jäid nõud pesumasinasse panemata ja teil kõigil meil on palju rohkemat teha. Meil oleks selle ajaga midagi targemat peale justkui hakata. Aga praegu on see aeg, kus me peame lihtsalt võtma selle momendi, et näidata, et me ei ole nõus sellega. Mul on tõesti siiras hirm. Ma ütlesin ka Ersole, ma uurisin, et okei, kui parim tšellist võidab, hästi, ma teen tööd, näen vaeva. Mu elukaaslane ütleb, Silvia, sa peaksid 4 tundi päevas vähemalt harjutama. Ta saatis minu pojale sõnumi Saksamaalt, ta täna hakkab kusjuures tulema. Kell 5 hommikul alustas ja kell 9 on Eestis, ta näeb kõike seda Balti ketti. Aga ta saatis mu pojale telefoni sõnumid ja vaata, et ema siis harjutaks 3 tundi päevas tšellot vähemalt. Vaatagi, et keegi teeks, sundige, nii nagu te teid alati ütleb, näed, harjutama. See on see muusikute igapäevane elu. Ja teadke seda, et on lihtsalt väga paljud muusikud on lihtsalt praegu vait. Lihtsalt, kes meist ei kardaks töökaotuse pärast. Samamoodi mina mõtlen, et okei, ma kandideerin, aga siis tuleb ikkagi paratamatult see diskussioon. Et kui selle koha saad, võib-olla pannakse mind ultimaatumite ette, ei tohi sõna võtta enam nõnda. Ma ütlesin, et hästi, ma võin siis, kui saan selle võimaluse, ma võin tagasihoidlikumaks jääda avalike sõnavõttude osas, kui väga vaja. Aga ma ei ole nõus sellega, et tööle asumiseks, siis ma lihtsalt loobun töökohast, kui öeldakse, et vaktsineerimine on üks nendest tingimustest. Et see ei saa olla, see ei ole lihtsalt siis ju enam demokraatlik Eesti. See ei ole üldse siin ei ole midagi tegemist vaba Eestiga. Mul oli tõesti 20. augustil nägin seda üritust, igal pool üle Eesti korraldati suuri neid sündmusi. Ja Tõnis Mägi, ma ise hakkasin mõtlema, et ta pidi ju tegelikult, tal oli tahtmine tulla kevade meeleavaldustele sõna võtma, aga tal oli jälgimissüsteem juba peal ja öeldi talle ka, ma kuulsin, ühesõnaga hea, et ta sel hetkel oli vait ja sai 20. augustil selle eest lavale. Sest et siin ongi selline diskrimineerimine, et nõnda nagu kevadel oli. Mind tembeldati riigivastaseks, mis on see kontsertide korraldaja. 8 kontserti jäi ära minu elukaaslasega, ta on tšellist. Pidi olema 8 kontserti üle Eesti. Need jäid ära, sest et kontserti korraldaja, kes hiljem selgus, et tema need vaated ongi sellised, et seal ei saagi midagi muud arvata, et siis ära jäid. Aga rõõmustav muidugi see, et terve suvi ma olen saanud üle Eesti ikkagi käia ja esineda, kontserte anda neile, kes hindavad eelkõige muusikat. Ma ütleks, et mina ei läheks. Mina ei jätaks minemata oma lemmikbändi kontserdile, kui ma tean, et see lemmikbändi liige on vaktsineeritud. Tõesti ükskõik, tõesti absoluutselt. See on tema valik, las ta teeb, mis tahab. Aga siin praegu käib puhas diskrimineerimine. Ma olen kuulnud, et Eestis kahjuks on see kiusamine, see kooli kiusamine. Me siin räägime suured täiskasvanud. Kooli kiusamine, lapsed seal omal, aga mis eeskuju me ise anname? Me täiskasvanud oleme veel hullemad kiusajad siin. Ja just need, kes on vaktsineeritud, need hakkavad rääkima, et me oleme need normaalsed ja hakkabki see selline maailmavaate tekkima, et need, kes vaktsineeritud ei ole, nad ei olegi nagu inimesed. Hakkab sinna minema, mis oli see ajalugu kordub justkui. Ma ei taha, et see ajalugu korduks. Me ju teame, kuidas Saksamaal juute koheldi, eks ole.
et kui oli võimalik selline asi, et juut ei peetud ka inimesteks, juudid ei tohtinud tänaval kõndida, kõnniteel, seal nemad ei tohtinud, sest et selline ajupesu tehti. Mis te arvate, et siin praegu samasugune asi ei toimi? Kui on võimalik miljoneid inimesi lollitada, siis see on tänapäeval samamoodi võimalik. Mul on lihtsalt lootus, et tänapäeval see ei ole enam nii lihtne, sest et meil on see digiajastu. Me oleme rohkem, me oleme teadlikumad. Me ei lase ennast enam niimoodi lollitada. Ma vist räägin liiga pikalt. Ja, aga ma vaatan jah nüüd, kas ma pean vist lastega tõesti koju minema, aga täna ma siin olen lihtsalt tavaline inimene, räägin ja kohtume täna kindlasti Balti ketil. Aitäh! Suured tänud Silvia Ilves ja mul on hea meel siia kutsuda rääkima meditsiinitöötaja Kersti, kes tuleb, räägib siis asjadest nii, nagu nad on ja otseallikast.